Ain Anger. Kui Viin on meile andnud viinisaiakesed Hitleri ja Freudi, siis meie andsime neile omalt poolt Ain Angeri. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? Wunderbar. Gut. Oma rahvusvahelist tähelendu alustas meie võimas bassihäälne saarlane milleeniumi algul Leipzigi ooperis. Sealt edasi viis laul teda Viini riigiooperisse. Ja sellest ajast alates on ta üleilma nõutud bass. Lennanud hollandlasena Itaalias, Jaapanis, võlunud rändurina ameeriklasi New Yorgis ning piimenina Metropolitan ooperas. Jah, mõni inimene peab kangutama higipull otsa ees, et uksest sisse saada. Angeri ees on aga suurte ooperimajade uksed avali. S'il vous plaît, Ain Anger. Angeri sündinud noodi võtti taskus aariat suul. Muusikaõpingud tulid tema ellu alles siis, kui ta oli 20-ndates. Enne muusikaakadeemiat õppis Anger ülikoolis füüsikat ja teadis klaveris nii palju, et seal on valged ja mustad klahvid. Millal sa esimest korda ooperis käisid? Sa oled ju Saaremaalt. Jah, ma olen Saaremaalt. See võis olla... Ma arvan, et ma olin kuskil 19 aastat vana. Siis ma mõtlesin küll, et ei, see ei ole mulle. See on midagi väga kauget ja väga võõrast. Siis ma ei oleks küll uskunud, et siis mõni aasta läheb mööda ja et ise olen selle laval. Vaatamata maailmalavade menule, kus ta laulab nii itaalia, prantsuse, saksa kui vene keeles, pole Anger uhkeks läinud, vaid põikab läbi ka meie rahvusooperist, näiteks Mefistona. Sellele mehele annaks nii mõnigi oma 3 tilka verd. Võib arvata, et on tore ja uhke olla solist ja eks ta ole muidugi, aga selleks peab ka närv vastu pidama. Anger nimetab seda Saaremaa laiskuseks. Kui küsida Angeri käest, mis siis ikkagi on laulmise põhialus, vastab ta. Võtta maha kõik liigsed pinged, teha suu lahti ja laulda ning kõik ongi paigas. Lihtne.